kooli mõttes on siis müstikukool on tegelikult midagi täiesti teistsugust. Et ta ei ole selline nagu traditsionaalne kool või noh, mingis mõttes ta on tegelikult kõige traditsionaalsem kool üldse võib-olla. Kõik see liiniõpetus ja liinistruktuur ja 3000 aastat ajalugu seal taga ja kogu see asi teeb temast nagu ikkagi väga ühe traditsionaalsema kooli üldse maailmas võib-olla. Aga see õppe nagu metoodika ja kuidas asju edasi antakse, kuidas teadmisi edasi antakse, see on tehtud niimoodi, et sa ei lähe sinna niimoodi, et ma nüüd lähen mingi 4-aastase nagu õppeprojekti teen seal, nagu ongi mingi klassid on ja, vaid seal on niimoodi, et seal on siis töötoad, sellised 2-5 päeva pikkused, kus avatakse hästi palju, kus tehakse väga intensiivset tööd, õpitakse, midagi on meelele, palju rohkem on kehale, vaimule ja hingele ja tööriistad ja initseerimine ka osades klassides ja siis avatakse selline potentsiaal, aga siis tuleb ikkagi koju minna, need tööriistad kaasa võtta ja ise see töö ära teha, ehk siis selle potentsiaalile nagu nii-öelda järgi ennast töötada. Ja see tekitab siis selle efekti, kus tegelikult inimene see olemata sellest, mida New Age'i mõned õpetused räägivad, et tegelikult on ikkagi fakt on see, et maailm meie ümber töötab nii, et sinna, kus sa paned töö ja ressursi ja vaeva sisse, siis sealt tuleb ka alati ka tulemus. Et see kergusega tulemuse saamine ei ole tavaliselt see tulemus, mida oodatakse, et küsimus on küll selles, et sa saad alati nagu tööd võtta kergusega. See on nagu see, kuidas sa enda jaoks teed raske töö kergeks, see on alati tehtav. Aga palju New Age räägib ka sellest, et kuidas kõik peabki kerge ja mõnus olema, et seal on alati see trikk, et paratamatult muutus ei saagi toimida kergelt, see peabki nagu raskelt käima alati. Ja siis ongi see koht, et siis peab nagu töö ja nagu vaeva efforti sinna sisse panema ja distsipliini hoidma ja ennast nagu üles töötama. Ja siis ei ole enam ka see koht, et sa kuskilt nii, kui sa midagi lõpetad, alla tagasi kukud, vaid sa jäädki sinna ülesse, sest sa oled nagu ennast ise üles töötanud järgmisel levelile. Ja siis on ka, oled ka valmis uute asjade jaoks ja see pinnas on palju tugevam, kuhu ka uued asjad saavad tulla.